Nädal turgudel kätte on jõudnud 28. nädal, aasta on 2024 ja minu nimi ikka Urmas. Täna on esmaspäev 8. juuli ning enne kui vaatame üle, mis siis nädalaga toimunud on ja mida uus nädal tõotab tuua, tuletan meelde, et kui sa veel seda teinud ei ole, siis telli ka meie kanalit. Seda saad teha täiesti tasuta ja lülita ikka sisse ka kõik märguanded, nii jõuavad postitused sinuni ikka kiiremini. Vajuta seda like-nuppu ka, kui see sisu peaks sulle meeldima. Ja küsimused ja kommentaarid on samuti oodatud kas siis e-kirja teel või siia video alla kommentaaridesse. Nüüd aga nädala juurde ja nädal siis oli suhteliselt lühike Ameerika turgudel, seal oli siis iseseisvuspäev 4. juulil ja võib-olla sealt nii palju uudiseid ei tulnud, küll jah, tööturu numbreid tuli mõnevõrra. Tööturg oli siis mais oodatust tugevam, töökohtade arv tõusis 8,14 miljonini võrreldes aprilli 7,91 miljoniga, ületades siis ootuseid ja vastates ka juba pandeemiaeelsetele tasemetele. Ja USA majandus lisas juunis ka 206 000 töökohta, veidi rohkem kui siis ennustati. Kuigi töötuse määr tõusis ootamatult 4,1%-ni ja märkimisväärselt tõusid ka töötu abiraha taotlused nädala lõikes, mis lõppes siis 29. juuniga, oli see number siis 238 000. Euroalas üldine inflatsioon aeglustus 2,5%-ni lõpuks, ja selles mõttes on olukord saamas kontrolli alla ja põhiinflatsioon siis on seal 2,9% peal, jäädes veidi alla prognoosidele. Samal ajal USA Fedi esimees Jerome Powell siis avaldas ka rahulolu inflatsiooni edenemise üle, aga ikkagi rõhutas seda sama mantrat, et on vaja veel andmeid ja järgida siis, et ei saaks liiga vara alustatud intressilangetustega. Ja sama seisukoht tuli ka siis eelmise koosoleku protokollist välja, kus siis ametnikud ettevaatust üles näitasid. Nüüd Morgan Stanley analüütik siin nädala jooksul võttis selles osas sõna ja tema arvamus on see, et septembris võiks siis esimene intressikärbe tulla. No, tõepoolest, minu analüüs ka seda praegu näitab, et see on esimene selline võimalus, kus võib-olla alustatakse intressikärbetega USA-s. Teslast ka tahtsin rääkida, et Tesla aktsia on siin kõvasti üles läinud nädala jooksul ja see oli täiesti oodatud selline ka sesoonne muster. Küll aga see põhjus oli siis see, et autode müük küll langes, aga langes vähem kui analüütikud ootasid ja aktsia hind sööstis siis päris kõvasti üles. Et sisuliselt see tarnete number ei ole läinud nüüd siit lineaarselt langusesse, vaid on ikkagi püsimas siin sellisel keskmisel tasemel, et selles mõttes turud olid selle üle ilmselgelt väga rõõmsad. Ja mis veel, General Motors ka ütles, et nende kvartali tulemus oli üks parimaid siis alates 2020. aastast. Müüsid nad siis 696 000 autot. Et selles mõttes ka GM-il läheb päris hästi. Honda kohta tuli veel nii palju uudiseid, et Jaapani kindlustusettevõtted seal plaanivad müüa ligikaudu 3,1 miljardit Honda aktsiat. Et selles mõttes tuleb olla ettevaatlik, et Honda aktsia hind võib hakata sellist päris tugevat müügisurvet saama tänu sellele. Tesla kohta veel tahtsin nii palju öelda, et siin on praegu võrreldud seda mustrit ka siis Costco sellise teemanti mustriga, nagu siit näha on, et see mingi aeg ta lihtsalt konsolideerus ja peale seda, kui ta siit välja sööstis, siis hind kasvas nagu
ikkagi marginaalselt, vaid märgatavalt, tahtsin öelda. Aga kui vaadata nüüd seda Tesla mustrit, et võib-olla see on selline natuke meelevaldne, et kas see nüüd päris selline teemant on, aga nii on ta siin läbi käinud, et võib-olla see, et ta siit nüüd hakkab välja murdma, on siis järgmine sööst ülespoole. No eks näis. Aga jah, nagu öeldud, et Tesla on tegelikult ju väga tugev aktsia, et seda ma olen siin rõhutanud ju korduvalt eelnevatel aegadel. See hinnaliikumine, mis siis nädala lõikes siin toimus, tõepoolest saavutas siis oma selle target taseme siin 251 peal. Et ma natuke olin isegi nädal aega tagasi kõhklevad, kas see suudab nii kaugele välja söösta, aga tõesti, nii ta läks. Ja mina panin oma positsiooni kinni siin nüüd oli see reedel peale siis pühi ja võtsin sealt kasumi praegu välja, eeldades, et see vastupanu praegu saab olema hetkel võib-olla natuke pidurdavaks, et eks näis, kui ta läbi murrab, siis on muidugi uued võimalused, aga praegu ma eeldan, et hind veidi tõmbab hinge ja võib-olla taandub veidi. Uudistest, mis veel silma jäi nädala jooksul, et väga palju siin ei olnud, aga Samsung näiteks ka siis tuli väga heade tulemustega välja ja aktsia hind sööstis ka päris kõrgele, nii et ka Samsungil läheb hästi ja Jeff Bezos on päris palju siin otsustanud müüa jällegi Amazoni aktsiaid. Circa 25 miljonit Amazoni aktsiat väidetavalt läheb müüki, mis on pea 5 miljardit väärt. Nii et, või siis ta juba tegi seda, ma olen päris kindel ei olegi, aga jah, selline tugev kasumi võtmine tundub praegu käivat. Aga vaatame siis kaarte ka, et graafikute peale. Tehniliselt S&P on väga ilus praegu, et ei ole midagi siin kurta, siin jällegi järgmine toetuspind on formuleerunud siin eelmise nädala käigus ja praegu liigub ilusti ülespoole. Kui nädalast vaadata, siis ka nädalane on kõik ilusti roheline, et hetkel ei ole veel ühtegi negatiivset märki endiselt. Ja Russell on ka siin vastu seda vastupanu nüüd juba pikemat aega liikunud. Et sisuliselt, kui vaadata, see on nüüd nädalane graafik, et me tavaliselt vaatame päevast, aga nädalase puhul on siin väga hästi näha, et ta ikkagi ei suuda sellest tasemest siin läbi murda, et siin 200–210 käib selline tugev võitlus. Et enne kui ta siit läbi murrab, ei ole siin nagu suuremat lootust väikesel small capidel siis ja järjest edu saavutada. Sektorite poolest 3 sektorit olid siis nagu eesrinnas või siis ületasid keskmiselt S&P-d ja nendeks siis endiselt tehnoloogia on väga heas positsioonis siis kommunikatsioon loomulikult, et see on ju Jupiteri kaksikute transiidi teema, läheb hästi ja lisaks veel ka siis tarbijakaubad ehk siis consumer discretionary ehk siis XLY on see sümbol, et ka see on meil olnud siin vaatluse all juba nädalaid või kuid isegi, ma ei mäleta kui kaua, et põhimõtteliselt see sektor on pead tõstmas ja sellest ma olen rääkinud juba siin pikemat aega, et see on üks potentsiaalsemaid kasvusektorid praegusel ajal. Ja kui siin Bloomberg avaldas siin esimese poolaasta sektorite tootluse, et siitki on näha, kuidas tehnoloogia ja kommunikatsioon on olnud eesrinnas ja discretionary, millest mina olen rääkinud, on olnud muidugi tagasihoidlik, aga selle jaoks me seda tsüklite rotatsiooni vaatamegi, et aru saada, millised tsüklid hakkavad pead tõstma ja kus on oodata edu. Insiderid koha pealt siin oli mõningast müügisurvet, aga see jällegi taandus siin nädala lõpuks, et ei ole midagi väga olulist hetkel veel näha, et sellist trendimuutust ei ole näha olnud. Ja VIX püsib endiselt väga madalal, et ei ole ka siin midagi muutunud. Sesoonselt oleme kasvutsoonis, nagu oleme varasemalt rääkinud, et praegu on selline tugev kasvuaeg. Ja
kuupäevaliselt, no põhimõtteliselt see nädal peaks olema veel üsnagi tugev kasvu poolest. Et kui me vaatame seda nüüd nädala lõikes siin detailsemalt ja erinevate aastate vaates, siis circa 1,5–1,7% kasvu ja enam-vähem 80–90% kordadel, nii et päris hea selline kasvuperiood ikkagi. Ja kuidas läks meie 4. juuli trade, et sellega läks sellel aastal ka päris hästi, et kui vaadata siin 26. alates kuni 4. või siis 3. õhtuni õigemini, siis kasv oli päris ilus, nii et ka see pidas ilust tipppaika sellel aastal ka. Ja kui statistikat veel välja tuua, et siin jäi silma üks selline huvitav statistiline meede ka, et kui vaadata kuu esimest 10 ja viimast 10 päeva, et kuidas siis sesoonselt S&P 500 on läbi aastate toiminud, siis juuli esimesed 10 päeva, nagu me näeme siit, on vaieldamatult ühed tugevamaid päevad. Ja kõige nõrgemad on siis septembri viimased 10 päeva. Nii et tasub ka seda meeles pidada. Ja siin võib-olla nüüd commitment of traders koha pealt ei ole siin vist update'i praegu olnud, et see on sama aspektide poolest päris ilus nädal, et tegelikult ka siin on toetav situatsioon nüüd astronoomiliselt ka. Ja kui vaadata meie Blackbox mudelit, siis ka siin on veel ilusti kõik roheline. Võib-olla mitte enne 20. ei hakka siin punasemaks minema. Kui vaatame meie prognoosi, mis siis meie Patreoni kanalile üles sai eelmise nädala alguses, siis S&P puhul väga hästi läks, ütleks nii, et trend oli õige, pöördepunktid olid väga täpsed ja tõesti nii ta välja kujunes, et praktiliselt 100%. Et nii ta siis meile ette paistis ja nii ta ka läks. Ja kui kulda vaadata, kulla puhul võib-olla ei olnud see asi nii selge, aga siiski trend oli õige ja lõppkokkuvõttes enam-vähem klapib ka sellega, kuidas hind tegelikult liikus. Ja nädala prognoosid on siis meie Patreoni kanalil patreon.com/turutrendid üleval, et neid saab sealt juba ka uue nädala kohta vaadata. Mida siis uus nädal meile tuua võiks, et siin on paar sellist teemat on, et Fedi esimees Jeremy Powell annab siis kongressile seal ülevaate majandustingimustest ja intressimääradest ja seda tasub siis ka jälgida. Ja muidugi juulikuu tarbijate kindlustunde andmed, õigemini juunikuu, mitte juuli, peaksid ka välja tulema. Ja mis veel, et loomulikult algab nüüd ju uus majandustulemuste hooaeg ja see saab siis avapaugu meil reedel põhimõtteliselt suuremate pankadega nagu ikka. Et siin Wells Fargo, Citigroup ja JP Morgan on siis majandustulemusi esimestena avaldamas. Nädala alguses ka muidugi on siin juba väiksemaid ettevõtteid, nagu PepsiCo näiteks ja mis siin veel on, midagi oli veel, miks ma tõin välja või ei olnudki. Delta Air näiteks ja just sellised. Aga kui vaadata kogu seda järgneva kuu tulemuste graafikut või kalendrit, siis siin on need olulisemad nüüd välja toodud. Et tuleb väga-väga tihe ja ilmselt väga põnev jällegi majandustulemuste hooaeg. Ja vaatab siis graafikutele ka peale, et mis me siit siis näeme pöördepunktide osas näiteks, et S&P puhul eelmine pöördepunkt siin klappis väga ilusti, 28. juuni. Nüüd viimane 3. juuli võib-olla ei mõjutanudki seda turgu väga, et siin on järgmine tulemus nüüd 10. kolmapäeval
vaatame, kuidas siis see võiks mõjuda, aga hetkel jah, trend on kõik ilusti ülespoole. Kui vaadata nafta hinna liikumist, siis nafta hind saavutas siin selle tipu, ta on nüüd kombanud siin mitu päeva juba seda vastupanu ja täna on hakanud hind langema. Et eeldatavasti see languse põhi saabub siin kusagil kolmapäeva paiku. Ja kulla puhul ka väga ilusti on siin toiminud, et põhi oli siin 2. juulil sisuliselt ja tipu saavutas siis reedel 5. juulil ja täna eeldame, et on jällegi langust oodata ja tõesti hind on niimoodi ka käitunud, et järgmine pöördepunkt on siin 12. ja see võiks olla siis järjekordne tipp hinnaliikumises. Ja kui vaadata Bitcoini, siis Bitcoini puhul on hind ikka endiselt negatiivsel territooriumil, et praegu on see korrektuurifaas käimas. Tallinna turg on ka natukene võtnud siin noka ülespoole, et veidi taastub, aga indikaatorid endiselt ikkagi negatiivsed. Ja mis siis veel, kui vaatame suuremaid ka, et siis Apple on sööstnud väga tugevasti üles nädala jooksul, väga ilus liikumine, Amazon samuti liigub ikka endiselt selle trendi suunas, mida me siin juba pikemalt oleme välja joonistanud. Google samuti väga ilus ja tugev liikumine ülespoole. Sama kehtib Microsofti kohta, et kõik nad suured on ilusti liikunud praegu. Meta samuti tegi väga suure liikumise reedel. Netflix väga ilusti kasvanud jällegi ja Teslast juba rääkisime, et see oli üks tugevamaid siin nädala jooksul. Kui vaatame neid teisi, keda me siin jälginud oleme, siis PayPal natuke võttis suuna ülespoole, aga väga tugevat kasvu hetkel veel ei ole paista, et vaatame, kuidas ta nüüd selle nädala jooksul siin käitub ja Lululemon samuti ikka endiselt kompab selle toetuspindusi ja negatiivne. Ja mis veel, Walmartiga mul ikka endiselt siin väikene tehing on sees, et siin sai temaga kaubeltud juba tükk aega tagasi, aga osa positsioonist ma jätsin lahti ja see on ka liikunud ilusti ikkagi ülespoole ja reedel väga tugev kasv jällegi. Nii et hetkel jällegi kõik väga ilus. Nii, aga selle koha pealt võib-olla siis kõik, et nagu öeldud, meie Patreoni kanalil ka siis nädala prognoosid graafikut on üleval ja sealt saab ka kauplemisideid nädalaks, nii et tasub igal juhul tulla ja liituda. Et esialgu saab seda teha täiesti tasuta või kui soovid, saad ka liituda meie tasulise tasemega. See on siis 5 eurot kuus ja selle eest saad ka võib-olla mõningast lisamaterjali. Nii et igal juhul olete oodatud. Mina aga tänan edukat nädalat ja kohtume taas uuel nädalal. Kõik head!